Aeg on jälle käes. Tulin just eratundi andmast ja õues oli nii mõnus karge ja ma mõtlesin, et okei, laupäev, ma olen kodus, mul on vaba päev, tegin endale väikese kakao valmis, võtsin oma jõulukruusid välja ja täna on see päev, kus lähevad üles minu jõuludekoratsioonid. Ma olen väga hiljaks jäänud sellega, nagu tavaliselt ma olen oma sõbrannade seast üks esimestest, kes dekoreerib ja kuidagi jookseb see november minu eest niimoodi mööda, et me oleme poole novembri peal ja ma alles eile lasin Tannil kuuse püsti panna ja ma tegin lihtsalt selle baastöö ära, ehk siis panin kulukesed külge. Nii et dekoreerime koos. Ma olen ostnud väga vähe, aga mõned uued dekoratsioonid, sest et selle aasta temaatika ma tahtsin minna tagasi punase temaatika peale. Need punased jõulukaunistused on mul nii kaua kapis istunud, ma arvan mingi aastaid juba, et on aeg tolm nendelt maha pühkida ja see aasta on siis punane ja siuke old school vibe jõulud. Mõned uued asjad, mis ma selleks aastaks jõuludeks tellisin, on sellised punased marjaoksad. Mõtlesin, et neid võiks tore kuuse peal kasutada. Muidu mul on iga aasta olnud sellised nagu kuldsed oksakesed, aga need on läinud rohkem nagu selle neutraalse teemaga. Nii et see aasta ma arvan, et need jäävad üldse karpi. Üllatav. Siis ma tellisin terve posu selliseid punaseid lipsukesi ja neil on taga juba olemas kinnitus. Ja ma mõtlesin, et võib-olla nagu niimoodi kuuse peale siia ette on hästi nunnu neid panna. Mul on mitu pakki. Ma arvan, et kõik ei lähe kusjuures ära ja siis ma mõtlesin, neid saab kasutada ka ju köögis ja esikus. Ja siis ma tellisin juurde ka natukene sellist võltsrohelust, sest et muidu mul on tavaliselt vanikud on vist nende nimed ametlikult. Vanikud olnud kuuse imitatsioon, aga nüüd ütlen ausalt, ma isegi ei tea, mille imitatsioon see veel on. No ei tea, aga igastahes täiesti teine tekstuur ta on võrreldes selle kuuse tekstuuriga. Ja ma tellisin neid mitu tükki, sest et see vanik on ise suht hõre. Aga ma mõtlesin, et kui ma panen 2 tükki kokku, siis ta annab sellise hea tiheduse välja. Nii et väike uus lisa jällegi tellisin eukalüpti imitatsiooniga võltsrohelus oksad. Mõtlesin, et samamoodi seda ma võiks kasutada samuti siis, et miksida. Ma pean oma ehte kollektsioonist need punased asjad siit välja kookima. Nad on põhjusega siin põhjas, sest ma tõesti lihtsalt ei ole neid kasutanud juba aastaid. Ma tellisin muidu mõned kuulikesed veel juurde ja ma tellisin sellised punased. Tegelikult ma võtan välja, siis te näete ka. Ma mõtlesin, et mul ei ole tegelikult ühtegi sellist sametist ehet, et enamus mu kuuseehted on kas klaasist või plastist ja kuna ma lisan see aasta need sametist lipsukesed kuuse peal, siis ma mõtlesin, et midagi võiks veel sametist olla, et see kõik ikkagi ilusti kokku voolaks. Nii et ma tellisingi sellised täiesti tavalised Burgundy sametist kuulid. Siin on 3 erinevat. Ja ma arvan, et nad võivad väga nunnud näha seal välja. Nad ei ole kõige suuremad, nad on minu arust keskmisest kuulist veidi väiksemad. Ma isegi ei tea, mis nende diameeter on. Aga ma arvan, et ta jääb väga nunnu siia. Ainuke asi on nüüd, et ma pean igale ühele eraldi panema paelad külge, nii et see nüüd võtab natukene aega. Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The Spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night. We light up the world, forget our troubles for a moment. And every stranger is a friend, so let them join it. 'Cause when joy fills the air. Ma ei ole veel päris kindel,
kas ma fiilin seda punast kuuske, aga ma lisan veel asju ja vaatame. Nagu mäletasin, et meil on punaseid kaunistusi natukene rohkem, kui meil reaalsuses on. Ma mäletasin, et meil on suured punased kuulikesed. Meil ei ole neid. Aga nagu ma ütlesin, ma viimati ehtisin kuuske punaste kuulikestega aastaid tagasi, nii et see mäluke võib natukene petta. Aga no ühesõnaga, ma ei tea, ma lisan need lipsukesed ka peale ja oksakesed ja äkki siis see läheb natuke paremaks. 'Cause when joy fills the air, you already know it's Christmas. Love beyond compare, it's Christmas time. Aga ma sain kuuse valmis. Tain vaatab muu venna videosid, mis on väga armas. Ja nüüd ma kasutasin ära kõik oma punased marjad. Ma ei tea, kas see kaamera isegi tuleb välja, aga siin igal pool on nagu punased marjad. Ja mul oleks vaja mammusid juurde, sest et mul on plaan selle rohelusega siis, mis siin laua peal on. Ja see vajab punast. Ja ma ei saa enne dekoreerimist jätkata, kui mul need punased asjad olemas on. Nii et ma arvan, see oli muide mu statiiv, fun fact teile. Aga ma arvan, plaan on nüüd selline, ma panen need riidesse, lähen käin Pepkos, ostan punaseid marju juurde ja siis me lõpetame ära suure toa täna. Täpselt neid asju meil vaja ongi. Korra kartsin, et siin ei olegi, aga leidsin kõik üles, mis mul vaja on. Ma arvan, et ma ei ole kunagi nii aeglaselt dekoreerinud, aga eilne dekoreerimine lõppeski kuuse kaunistamisega. Ma käisin Pepkos ära ja siis samal ajal, kui ma Pepkosse sõitsin, siis Janette helistas, et ta tuleks külla, ma ütlesin, et davai. Ehk siis Janette tuli siia samal ajal, kui ma Pepkos olin, siis Tain oli kodus ja kui ma tagasi tulin, siis ma teadsin, mis meid nagu dekoreerimise mõttes ees ootab ja see ei tundunud õige aeg edasi nii-öelda dekoreerida. Nii et nüüd me oleme. Täna on pühapäev, Tain on kodus ja me jätkame. Ja meil on mõned väljakutsed nüüd ees ootamas, sest et ilmselgelt Kaisa sai jälle sotsiaalmeediast enda arust väga geniaalse viisi, et lahendada üks dekoreerimisprobleem. Aga see tekitas lisaprobleeme. Aga te saate kohe aru, mida ma mõtlen. See toru, mis seal keskel on. Nägin TikTokist häkki, et kõik see aasta riputavad oma vanikuid, kasutades reguleeritavat dušikardina. Mis selle nimi on? See ei ole pulk. Dušikardina. Bless you. Pingevarras. Miks mitte? Let's go with that. Ühesõnaga. Ja meil on nüüd natukene omad kahtlused. Ma näitan teile siis, mis sellega toimub. Ma ei mõõtnud seda vahet ära, enne kui ma läksin seda pulka ostma. Ma ostsin selle pulga Ikeast. Ja siit jäi täpselt mõlemalt poolt 20 sentimeetrit puudu. Ja Tain häkkis süsteemi ja ta pani, mis on penoplast. Penoplastist lõikas väiksed kettad, pani need siia äärde. Et täita siis see tühi koht ära. Sest et kõige pikem pulk, mis Ikeas müügil oli 200 sentimeetrit, ehk 2 meetrit. Ja ma arvasin, et see on piisav. See ei ole piisav. Nii et nüüd ongi küsimus, kas see lendab kellelegi pähe, kui ma panen kõik need rohelised asjad sinna peale. Sest et individuaalselt nad tegelikult ei kaalu väga palju, aga kuna sinna läheb ikka päris mitu kihti rohelist ja minu eelmise aasta Ikea vanikud, need on päris rasked. Ehk siis see on nüüd veid siuke katse-eksitusmeetodil dekoratsioon. Aga mul on lihtsalt iga aasta olnud ettekujutus, et see nii-öelda sissekäigu auk, mis meil siin on, et ta on roheluses. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay.
Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. Ühesõnaga, kus me jõudnud oleme, edusammud, see asi on üleval, ta ei ole alla kukkunud mitte kordagi ja ta on üleval olnud juba 20 minutit, nii et äkki ta siis ikka nagu hoiab. Ja viimase sammuna ma paneks need Pepco punased mammud sinna külge ja siis ta juba tundub siuke päris put together, ma arvan. Aga ma ise ütleks, et great success, aga nüüd ma tahaksin minna võib-olla natukene lihtsama ala peale, mida dekoreerida. Nii et ma arvan, et me hakkame dekoreerima esikut. Ma pean seal veits korrastama ka, sest et sealt on vaja suve elamist ära panna, mida ma ei ole veel teinud. Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Ma mõtlesin, et enne kui me lähme dekoreerimisega edasi, sest et ma alustan esiku dekoreerimist, teen teile väikse mini-hauli. Ostsin Pepcost 2 euro, 2,80 kui täpsem olla, sellised puidust pähklipurejad. Need ei olnud kuldsed, need olid täiesti tavalised puidu pähklipurejad, aga ma olen selle kujuga pähklipurejad otsinud nii kaua, sest et isiklikult mulle ei meeldi sellised minu maitse, eks ju, aga mulle ei meeldi need pähklipurejad, kus on need juuksed ja karvad ja igast värvilised asjad ja kulinad küljes. Nagu see ei ole minu stiil, see ei ole minu maitse. Ja ma tahtsin täiesti sükest puhta välimusega pähklipurejad ja need olid minu jaoks nii perfektsed ja nad olid kusjuures ka mu jõulu inspo piltidel, aga ma ei leidnud, eks ju, kuldseid. Ja ma leidsin siis need puidust ja Tain värvis nad lihtsalt kuldse spreiga üle, sest et puidu dekoratsioonidega või üldse puitmööbliga ja kõige sellise asjaga on ülihea see, et sa saad seda enda maitse järgi tuunida ja see annab täpselt seda vibe'i, mida ma otsisin ja mis selle lõpphind tuli, mingi 3,51 hind. Nii et väike DIY queen nagu ma olen ja muidu, kui sa ostaksid sellise, mis on juba mingi päris kullast või on nagu metallist või millestki, siis nad on kõvasti kallimad. Siis veel, mis ma lisasin, jällegi DIY täiesti, sest et kõik, mis mu peas on, tavaliselt ei ole Eestis saadaval. Ma olen tahtnud iga aasta sükest minimalistlikku jõulupilti ja ma tegelikult ostsin 2 tükki. Pildi, no nii, nüüd need moraalijüngrid võib-olla tulevad ja võtavad kratist kinni, aga jällegi kui ma Eestist kuskilt ei saa, siis kuskilt tuleb see tellida. Pildi ma tellisin Shane'ist ja ma tean, et siin on see pleksiklaas praegu peal, aga ta on reaalselt täpselt nagu sellise vana õlimaali tekstuuriga. Ehk siis ta annab ikkagi sükest üli-expensive vibe'i ja raam on Ikeast ja see oli valge raam. Selle hind oli ka vist 3,90 ja selle sama kuldse värviga Tain lasi raami üle. Ja 2 pilti. Ehk siis selle ma mõtlesin, et ma kasutan ära köögis. Ja selle suurema ma kasutaksin ära siis esikus. Täpselt samamoodi pilt on tellitud Shane'ist, ka selle õlimaali tekstuuriga. Ma ei tea, kas see jääb siia kaamerasse kõhes või aga äkki jääb, äkki ei jää. Aga saate mu sõna selle peale võtta. Ja raam samamoodi oli valge, see vist maksis 8 eurot ja Tain lasi kullavärviga üle. Ja nüüd see on nagu siuke fancy, tundub expensive shit, but it's not. Ja siis mõned asjad veel, mis ma see aasta mõtlesin lisada. Ma ei ole kunagi kodus omanud dekoratiivpatju ja kuna Ikeas oli nüüd lõpuks saada seda sisupatja, mis on sulgedega, ehk siis ta on siuke rohkem fluffy, täidlasem ja ta näeb natukene parem välja, siis ma muretsesin endale ka mõned dekoratiivpadja katted ja üks nendest on täiesti tavaline must, aga ta on sellise buklee materjaliga, nii et see materjal matchib täpselt meie diivaniga. Ja kuna meil on kodus veel musti detaile ja üleüldine see jõuluvaib on meil siuke rikas punane, siuke burgundy, natukene tumepruuni, siis see must väikene padi minu arvamust annab nii palju juurde ja seda on nii agalistada. Siis ma võtsin sama täitepadi on kõigil sees, Ikea padi Sametist, punane, sest et ma tahtsin diivanil siis kombineerida erinevaid tekstuure ja selle punase näiteks ma paneksingi kokku, ma arvan, selle jõulupadjaga ja see jõulupadi siis matchib ülihästi selle pildiga.
mis ma kavatsen kasutada esikus ja kuna meil on ju kõik hästi avatud ruum, meil on esik ja elutuba ja köög kõik ühendatud, siis ma üritan mõelda selles võtmes ka, et kõik need 3 ala ei tunduks nagu mingid eraldi alad, et ühel on mingi üks stiil, teisel teine, kolmandal kolmas, et nad ikkagi voolaksid kokku, et sul on ikkagi tunne, et sa oled nagu ühes terviklikus ruumis. Nii et yes, see padja kombinatsioon Ikeast käisin läbi ja võtsin ka mõned uued jõulu käterätikud. See küll ei ole nende jõulukollektsioonist, minu arust ei ole, aga ta andis mulle sukest old school Ralph Laureni vibe'i. Nii et ma mõtlesin, et need 2 kokku panna, või 3, läheb ka jällegi väga hästi kokku selle stiiliga, mida ma üritan luua. Mõned asjad on puudu, mis ma oma vaimu silmas näeksin, et võiks kodus olla ja kõik need asjad, mis mul on siin praegu või üldse kõik dekoratsioonid, mis ma olen läbi aegade endale ostnud, ma alati kasutan neid nagu aastaid ja aastaid. What a blissful sight. We're singing heartfelt carols in the night. Warm embrace of spirits bright. Where family and friends unite. We light up the world, forget our troubles for a moment. Kolmas päev dekoreerimist, let's go. Ma ütlesin Tanjale, et see aasta, ma ei tea miks, ja nüüd ma mõtlesin kusjuures selle välja, aga see aasta on dekoreerimine läinud kuidagi vaevalisemalt, sest et minu jaoks on dekoreerimine tavaliselt teraapiline tegevus või nagu ma kuidagi, ma ei tea, mu närvikava tavaliselt puhkab, kui ma dekoreerin, aga see aasta see on olnud nii all over the place. Näiteks eelmine aasta ma dekoreerisin korteri 3 päevaga ja ma tegin seda järjest. Ma tegin lihtsalt reede, laupäev, pühapäev, alustasin reede õhtu, lõpetasin pühapäeva hommik. Aga see aasta vahe praegu eelmise korraga, kui ma dekoreerisin, on nädal aega. Ja need jõulukaunistuste karbid lihtsalt seisavad mul kodus nagu väljas esikus ja kõik on täielik mess. Ja ma nagu vahepeal see tekitas mul nii suurt stressi, sest et kõik oli mess ja nagu kuidagi mott kadus ära, et kõik edasi teha ja siis ma hakkasin mõtlema, aga sa ju nii naudid tegelikult, ma naudin tegelikult dekoreerimist, et mis siis see aasta teistmoodi on. Ja see aasta erinevus on see, et ma hakkasin dekoreerima samal ajal, kui meil on suur festival Eestis. Ma pidin tüdrukutega esinema ja terve nädalavahetus on läinud festivali alla, prep selleks. Ehk siis dekoreerimine jäigi unarusse ja kuidagi see võttis mind sellest flowst välja ja nüüd täna me plaanime, täna on ka festivali viimane päev. Muidu maganud ainult mõne tunni, alles ärkasin, kell on 3 päeval. Aga me plaanime minu juures teha ilmselt väikse dinneri sõpradega, kes siis on festivali tõttu tulnud Eestisse. Ja see on kõige parem motivatsioon, et lõpetada ära ka dekoreerimine. Nii et seda me teemegi täna. Plus mul jõudis Saara Home'ist viimane asi, mida ma ootasin. Näitaksin teile seda magamistoas, aga see magamistuba on nii mess, et ma ei taha teile seda introductionit või väikest hauli teha magamistoas. Aga ma tellisin Flanellist siukse jõuluvoodipesu, see on nende selleaastasest jõulukollektsioonist. Ja ma nii otsisin sellist ilusat ruudulist Flanellist voodipesu. Hemtexis oli vahepeal üli hea soodukas, nii et sa said selle voodipesu 24 €. Aga probleem oli selles, seal ei olnud meie voodile sobivat suurust ja teiseks seal ei olnud ikkagi päris seda mustrit, mida ma enda peas ette kujutan, et meil võiks jõuluvoodipesu olla ja I know, jõuluvoodipesu nagu see on nii väike asi, I get it. Aga minu mingi väike OCD või ma ei tea mis peas lihtsalt, ma ei saa ümber mõelda oma ideed. Kui mul on idee, ma tahan, et see oleks niimoodi. Nii et Saara Home'is siis tuli see voodipesu, see hind oli 115 € kogu voodipesul isiklikult. Ma ei tea, kuidas mõnega teist on, aga minu jaoks on päris krõbe hind. Aga ma mõtlesin, et me ei ole kunagi jõuludel investeerinud voodipesusse. Teiseks, meil on niikuinii voodipesu vaja, selles mõttes, et see on asi, mis alati kulub. Ma ei tea, kui kvaliteetne on, aga kui ma nagu katsun seda, siis ta tundub kvaliteetne. Teiseks, ma ei tea, kui mugav on ikkagi flanelli peal magada, et see tundub päris paks. Aga me elame ja näeme. Ühesõnaga, tellisin komplekti, padjapüüri ja siis tekikatte. Ja ma arvan, et me alustamegi täna dekoreerimist
magamistoast. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Ma mõtlesin, et ma panen magamistuppa nagu iga aasta need IKEA kuused. Ma ostsin need mingi paar aastat tagasi, siiamaani kasutan üks nii-öelda võlts rohelus, mis minu arust näeb väga hea välja. Ja kuna magamistoas, eks ju, see voodipesu on siuke burgundy punane ja meil on üldse kogu see temaatika siin punane ja väga traditional. Ma ise ütleks isegi, et Home Alone vibe. Kas õues saab lund? Ühesõnaga, ma tahan seda sama vibe'i tuua magamistuppaga, nii et need siis lähevad sinna. Such Christmas! Ma arvan, et üldpildis see on kõik, mis me magamistoaga teeme. Võib-olla läheb sinna akna peale vanik. Ma ei ole kindel, sest et ma pean vaatama, mis meil varudes on, aga selline hästi minimalistlik. Sa saad aru, et jõulud on, aga mitte midagi liiga crazy't ja minu arust on nii cozy. Tahaks lihtsalt juba tuttu tagasi minna. Luuna, tule siia. Ma võiks siia magama jääda. Aga me lähme dekoreerimisega edasi ja meil on veel köök jäänud. Ja magamistuppa ma lisasin ka juba mõned detailid. Nii et let's go! Paar tundi veel aega enne, kui inimesed tulevad. Okei, me oleme dekoreerimisega jõudnud kööki. Ja siin on täiesti laga, nii et millest me alustame on see, et pinnad puhtaks, nõud pessu ja siis vaatame, kuidas me hakkame neid dekoratsioone paigutama, sest ma olen juba mingid asjad nagu ära paigutanud, aga need ilmselt ei ole nii-öelda see lõplik paik, kuhu käia. Me oleme dekoreerimisega ühele poole saanud ja ühtlasi oleme ka jõudnud selle video lõppu, nii et minu poolt aitäh, et sa ikkagi vaatad. Loodan, et oli natukenegi huvitav. Nii palju, kui siin üldse midagi oli. Ja meie näeme juba järgmises jõuluses videos. Ma ei tea, mitu videot teieni detsembris jõuab, aga ma üritan anda endast parima, et see oleks rohkem kui üks. Ja igas videos ma tahaksin teile ikkagi natukene rõõmu pakkuda, sest et jõulud on minu jaoks täielikult andmisaeg. Nii et iga video ma üritan teile teha väikesi giveaway ja selleks giveaway'ks siis siin videos saab olema Clinique'i Honey Goes Nude Honey huule toodete set. Siin on siis nende kõikide honey võimalikud variandid.
ja selleks, et see pisike kingitus endale saada, nagu ikka, alati ole subscribe itud siia kanalile ja jäta video alla kommentaar. Ja ma teen teie elu lihtsamaks ja ma esitan teile küsimuse, ehk siis jõulude ajal, kuna mina just dekoreerisin, siis te võite mulle jätta alla soovitused, kus teie tavaliselt oma parimad jõuludekoratsioonid leiate, kas poed, e-poed, võib-olla olete ise teinud, ehk siis jätke see mulle kommentaaridesse ja jäta mulle ka palun oma Instagrami handle ja siis sinu Instagram, et ma leiaksin võitja kergesti üles. Loos kestab nädal aega, nii et täpselt 1 nädala pärast selle video ülesmineku ajast ma loosin võitja. Seni aga järgmise videoni ja näeme juba varsti. Bye! Silent night, holy night, all is calm, all is bright.